Tere kõigile tennisesõpradele! Matchpalli 58. episood räägib täna peamiselt Wimbledoni tenniseturniirist, mis Londonis vihmasajus on alanud, aga mitte ainult. Meil on ees ootamas ka Eesti meistrivõistlused, mis stardivad juba sel nädalavahetusel ja selleks puhuks on meil stuudiosse kutsutud külalisena täna Eesti Tenniseliidu peasekretär Allar Hint. Tere! Ja loomulikult ei saa ühtegi saadet mööda saata Riho Kalluseta. Mõned saated oleme nendest 57, aga siiski suur erand. Tervist! Tere, Riho! Räägime täna peamiselt ikkagi Wimbledonist, aga ei saa puudutamata jätta kindlasti ka teemasid, mis siin saates pole veel läbi käinud, nagu Kaia Kanepi olümpiast loobumine ja Anett Kontaveidi treenerivahetus. Kuna me kummaski väga detailselt kõike asjaolusid ei tea, siis neil vast väga pikalt ei peatu, aga et saakski nende teemadega võib-olla ühele poole, alustame siis kõige vanemast uudisest, et Kaia Kanepi saatis teile eelmisel esmaspäeval kirja, et olümpiale Tokyosse tema minna ei soovi, et kuna koroonareeglid on nii karmid ja ta tahab, et olümpia jääks meelde sellisena, kus publik ka tribüünil on. Allar, oli seda oodata või oli see ikkagi šokk? Ei, kas nüüd šokk, aga eks me kõigi ju huvi ja eesmärk on see, et meil oleks võimalikult palju Eesti sportlasi olümpial ja kui võimalus on kahel tennisemängijal, naismängijal päästa olümpiale, siis kindlasti on nii-öelda parem uudis oleks see, kui mõlemad osalevad, kuid täna on seis selline jah, et Kaia teatas oma mitteosalemisest, eks sellega tuleb leppida, et mis ikka. Need andmed, kas ta sinna oleks pääsenud või mitte, on leheküljeti erinevad. Kas ta oli seal joone peal või joone all? Ta sellel hetkel oli joone all, ta oli vist 5. väljas. Et loomulikult 100% kindlust ei oleks olnud, et ta saab peale, kuid ma arvan, vaadates ka viimase nädala sündmusi, kui palju siin mängijaid loobub, siis on ja võib-olla täna juba oleks nii-öelda sees olnud. Kusjuures millegipärast naistest on loobujaid vähem kui meestest, et meestel, kui Wikipedia lahti teha, siis seal iga teine on sisuliselt maha kripsutatud, aga naistest kas see loobujate laine ootab alles ees või naised väärtustavad seda kuidagi rohkem? Ma ei tea, kas see on küsimus nagu väärtustamises, aga võib-olla ka naised on ma ei ütle, et rohkem valmis sinna nii-öelda panustama sellesse, aga eks see nii-öelda koormus ja kõik see pool ka mängib kindlasti oma osa, et olümpia on ju kahe Grand Slami vahel, Wimbledon lõpeb ja olümpia lõppedes US Openi mõne nädala pärast algab. Et meestel jällegi 5 parem mängud ja võib-olla ka see meeste vanus on natukene vanem seal täna kui naistel. Riho, kuidas sa seda uudist vastu võtsid? Loomulikult kurb muidugi. Ma isiklikult väga lootsin, et me näeme ka võib-olla tüdrukuid paari mängimas olümpiamängudel, aga jah, nagu Allar ütles, ei ole küsimus siin ainult Kaia Kanepis, vaid küsimus on paljudes tennisemängijates ja nende tennisemängijate elu täna selline on ja keeruline ja raske ta on ja täpselt nagu Allar mainis, et kui kohe peale seda on vaja minna järgmist Grand Slami mängima ja järgmisesse mulli ja täpselt keegi ei tea, missugused tingimused saavad olema, siis mõnes mõttes on see mõistetav, et sellised asju võib ette tulla. Ega me vist keegi detailselt ei tea, et kui ta oleks isegi pääsenud olümpiale, kas me oleks ka paaris saanud paari ülesande? Paari üles oleksime saanud anda, jah, aga kas ta nüüd peale oleks saanud, et see on omaette küsimus. Igatahes Kaia astus eile juba Wimbledonis väljakule. Kahjuks sai seal väljakul viibida ainult 63 minutit, sest kaotas Ljudmila Samsonovale, venelanna maailma 65 reket, kes värskelt võitis Berliinis oma elu esimese turniiri ja kõik need põhiturniiri võidud olid väga nimekate vastaste vastu. Võib vast öelda küll, et pühkis Kaia teelt tulemusega 6-4, 6-2. Kaia sai vaid 2 murdevõimalust, 1 kasutas ära. Nägite seda mängu?
Ja mina nägin. Mis imevidinaid pidi tänapäeval Wimbledoni saab vaadata? Ma võin pärast rääkida, kuidas mina vaatan, aga kuidas tavainimene vaatab? No mina vaatasin sellisest kanalist, mida ei kannata siin eetris praegu välja öelda. Kahjuks. Oli see üldse araabia tähtedega või eesti tähtedega? Ma tean, et lingid kogu aeg muutuvad, aga hästi palju numbreid oli. Ja hästi palju numbreid oli, et ma ei hakka neid ette lugema siin praegu. Aga jah, selle mänguga võib-olla väga palju nagu kripeldama ei jää, selles mõttes, et Samsonova oli selgelt parem eile Kaiast, servis fantastiliselt hästi, mängis väga teravalt, liigub super hästi, et Kaial oleks olnud vaja väga-väga head päeva, et teda alistada, et see oli üsna kindel võit, jah, seal praktiliselt mängu algusest peale oli tema parem. No kui mulle kaugelt vaadates tundus, et Kaia natukene üllatus selles, et Samsonova nii kiiresti, nii tugevalt ja täpselt lööb, siis ise ta mängujärgsel pressikonverentsil ütles, et see ei olnud talle üllatus, ta oli näinud, kuidas Samsonova Berliinis mängis, küll aga tundus väljaku peal, et ta mängis seal veel paremini, kui nendel videotel oli nähtud. Delfis on üleval ka Indrek Tustiti kommentaar, mis sisuliselt ütleb seda sama, et Samsonova ei üllatunud mitte millegagi. Kaia veel ise lisas, et jah, võib-olla kõik asjad ei tulnud ideaalselt välja, et muidu need numbrid ei oleks ju sellised, aga võib-olla kui välja tuua statistikas midagi, siis 11 servi ässa ja 29 vinnerit Samsonova poolt. Kaia sai vastu vaid 6 vinnerit ja tegi 17 lihtviga. No need numbrid räägivad ju endast. Jah, eks nad tõenäoliselt räägivad, et nägemata mängu, siis lugedes neid kommentaare ja kuulata statistikat, siis tegelikult ju Kaia on ju see mängija, kes tahab ka ikkagi väga palju domineerida ja muru peal võib-olla saab peada rohkem domineerima, et praegu tundub, et vastane selles mõttes nagu käis tast ikkagi üle, et nii-öelda vinnerite arv ja tõenäoliselt ka sundimata vead või lihtvead, et noh, see räägib oma keelt. Aga Kaiat on väljakule oodata, ma kiirelt vaatan, kas juba täna uuesti, ei siiski homsele on tema paarismäng, kus tema vastase paariliseks on Shuai Shang. Seal on nüüd Shengui Shang, ikka Hiina tennisist, mitte Hiina Taipei. 32-aastane hiinlanna viimasel hetkel pidi uue paarilise leidma endale, sest tema tavaline paariline millegipärast hüppas alt ära ja Kaia oli valmis siis nii-öelda pardale hüppama. Kaia väga ammu pole paarismängu mänginud, aga nagu Indrek Tustitki ütles, et ega väga vahet ei ole, kas sa seal vabal päeval, ütled seda vaba päeva ei ole, et kas oleks vabal päeval trenni teinud või paari mänginud, et pikkuselt ja raskuselt umbes samad asjad. Noh, võib-olla kui nad pikkuselt ja raskuselt samad asjad, siis peaks tihedamini mängima või see annaks nagu parema võimaluse paari mängida. Et ega ta väga tihti seda teinud ei ole, aga ma arvan, et see ikkagi päris sama võib-olla ei ole, et ta saab küll palli lüüa, kuid üks on rahulikult nii-öelda omas tempos ja oma asju seal treeningu nokitseda ja teine asi on mängida paarismängu ja jumal teab kelle vastu ja mismoodi ja et eks nad ikkagi on erinevad kui nii-öelda treening ja võistlusmäng, aga tore, et ta mängib kaasa ja nii palju kui võimalust antakse, et ma arvan, et see on igati tervitatav, et on võimalus veel Kaia poolt nii-öelda osaleda ja teistpidi ka tema mänge näha, et kui kuskilt on võimalik see numbrikombinatsioon kokku panna, mida Riho siin vaatas. Jah, ma ka selle koha pealt nagu Indrekuga ei nõustuks, kui ikkagi vaadata neid mängijaid, kes ka mängivad paari kaasa, siis ka meie tüdrukutel võib-olla just tihtipeale nendest elementidest jääbki puudu, mis paarismängus on väga olulised, just punkti lõpetamised ja võrku liikumised ja asjad, et see on väga oluline osa kogu tennisest ja annaks väga palju kui üksikmängus juurde, nii et minul on väga hea meel, et ta paari kaasa teeb ja tüdrukud võiks paari mängida rohkem küll, nii palju kui võimalik. Aga milliseks me hindame Kanepi Shangi võimalusi? Päris hea paariline ikkagi, et Australian Openi võitja aastast 2019 koos Samantha Stosuriga on pääsenud French Openil veerandfinaali, US Openil poolfinaali, Wimbledonis 3. ringi, kõrgeim edetabeli koht paarismängus 9. No numbrid vaadates.
võimalused on väga head, ma arvan, et esimene mäng on 50-50. 55. et paremat protsenti ei julge pakkuda. No Kaia on ju oma karjääri jooksul võitnud ju maailma esireketeid paaris mängus, nii et kõik on võimalik. Ei no jah, kõik on, nii ta ongi, et ühest küljest me räägime küll, et kõik on võimalik alati, et kõik lähevad nii-öelda võrdselt väljakule, et aga eks natukene võib-olla lihtsalt mõeldes nii-öelda Kaia ajaloo peale ka ja nad ei ole ka koos ennem tõenäoliselt mänginud, et nad on ühe korra mänginud 2012 ja ma mõtlesin, et kuskil et eks ta natukene ikkagi vajab sellist sisseelamist ja harjumist see paarismäng ka, et ta on natukene teistmoodi kui samad löögid küll, aga väheke teine tempo ja teine selline suunitlus, et aga eks pärast mängule näha, mismoodi asjad lõppevad, aga ütleme, ma arvan, favoriidiks kui selliseks küll ei julgeks nii nagu pidada otseselt. Ma Indreku kaitseks veel nii palju ütleks, et ta päris nii ei öelnud, et vahet pole, kas trenni teha või paari mängida, et ta ütles, et kui peaks minema üksikmängus hästi, on paarismäng 2 mängupäeva vahel väga heaks treeninguks. Murumängud ei ole nii kurnavad, trenni ja paarismängu pikkus on umbes sama, oli siis täpne tsitaat. Ja no see nüüd kõlab hoopis teistmoodi. Hakkame otsast peale. Ei, seekord mitte. Eelmine saade meil tuli alustada mitte päris otsast peale, vaid 10 minutit läks raisku. Meil oli korüfee Harri Nepi oli stuudios, päris piinik oli. Aga seekord viperusteta paneme edasi. Teine uudis, mis tuli vaheldult enne Wimbledoni ja pärast väga edukat Eastbourne'i turniiri Anett Kontaveidi leerist või see uudis tuli kogemata välja tegelikult. Küsis siis meie reporter Jaan Martinson finaali järgsel pressikonverentsil Anetilt, et kuidas ta hindab praegu koostööd uue treeneri Ain Suurthalliga. Anett ütles selle peale, et ei soovi seda teemat hetkel kommenteerida. Ei soovinud kommenteerida ka Ain Suurthall. Ütles, et kui Anett ei kommenteeri mina ka. Ja tuli välja, et Ain Suurthall siis Wimbledoni ikkagi kaasa ei sõida. Hiljem ERR-i vahendusel Aneti Leer kommenteeris, et testiperiood sai läbi, otsustasime koostööd mitte pikendada ja otsitakse uut treenerit tuuri pealt. Mis me sellest kõigest arvame? Esiteks ma arvan nii-öelda Aini poolt vaadates, ma arvan, see oli Ainile väga hea võimalus käia ja näha ka nii-öelda tuuri, mis see tähendab. Ja arvestades ka ikkagi võib-olla sellega, et Aini, ütleme, treener, kes on tuuri peal, ma arvan, mängijad väga palju otsivad sellist kogemust ja ikkagi sellist, kas siis nii-öelda mängijana tuuri peal või treenerina ja ma arvan, et see oli nii-öelda hea periood, nii palju kui ma ka enne Aini palkamist nii Üllega emaga olen vestelnud, siis Ain on ikkagi Eesti treener, ma arvan üks kõige suurema kogemuste pagasiga treener, aga mis eks ta on, et see on 2 inimese koostöö, kas ta sobib, ei sobi päeva lõpuks, et selle jaoks need testiperioodid ongi ja ma arvan, et siin ei tasu nagu mingisugust väga suurt nagu numbrit teha, et nii see elu on. Et see oli teada, et see on testiperiood? Ma arvan, et see on väga loogiline, et mõlemad tahavad seda kui testiperioodi, et pea ees tulla hüpata ju koheselt ei ole mõtet, et eks inimesed ikka proovivad ja vaatavad, kuidas asjad toimima hakkavad. No, minu põhiline murekoht on nüüd see, et kuidas see mõjutab tema esitust Wimbledoni turniiril, seda saame õige pea mõne tunni pärast teada. Kui mäletada, kuidas Glenn Sharpi koostöö lõpetamine oli, siis see juhtus ju keset French Openit ja ega tal French Open pärast seda enam pikalt edasi ei läinud. Mis me arvame, kas sellistel asjadel võib olla jälg ka nii-öelda väljakul näidatud esitusele? Vaimselt kas või? No, ütleme,
jällegi mõeldes nagu selle peale, et Anetil on piisav kogemus ja tema tiimis on ka piisav kogemus nii-öelda turniiridel ja Grand Slamidel mängimisel. Ja ma arvan, et ta päris ilma sellise abita ju ka sinna ei lähe või ta ei ole seal, et keegi teda seal aitab. Nii et ma ei usu, et see nüüd mingil moel sellist ükskõik ütleme võidu või kaotuse põhjus või põhjendus oleks sellel, et treeneri vahetus toimus või treeneriga lahku läksid, et see kindlasti ei ole nii-öelda tulemuse põhjuseks, et eks väljaku peal Anett suudab ikkagi asju ise lahendada ja ise teha, ja selline lihtsama mänguplaani kokkupanek ja vastaste jälgimine ja tundmaõppimine, see on, ma arvan, et ta teab ka neid mängijaid, kes seal turniiril on. Paneme selle treenerivahetuse teema lukku, nõustute kõik. Aga väga edukas soojendusturniir ikkagi, praktiliselt ideaalne. 2 sellist pikemat mängu, Svetlana Kuznetsova ja Viktoria Golubitšiga, 3-setilised võidud poolfinaalis. Camila Giorgi pidi 4-5 kaotusseisust andma loobumisvõidu. Üks väga hea võit Bianca Andreescu üle maailma 7. reket. See tuli 8-finaalis ehk teises ringis. Ja siis finaalis madistavad alustasid turniiri ju väga nimekad maailma mängijad ja finaalis on eestlane ja lätlane. See on ju äge värki. Äge värk, jah, ja ei ole ammu näinud, et Ostapenkol pall niimoodi lendaks, et päris tükk aega on tüdruk siin üsna hädas olnud, aga mängis ikka fantastilise finaali Aneti vastu, et seal samamoodi jällegi midagi nagu väga kripeldama ei tohiks jääda Anetil, et tõesti vastane oli ikka hoopis teisest puust, et Ostapenko tõenäoliselt on ka väga-väga ohtlik Wimbledonis. Aga väga tore, et jälle Eesti-Läti tüdrukud ja ma mäletan ka, kui nad Tallinnas mängisid, siis see oli ju ka väga-väga nugade peal ja istusid seal väljaku kõrval, vaatasid lõpus seda tie-breaki, oli ka ikka väga intensiivne mäng ja mõlemad tüdrukud ju löövad nii kõvasti seda palli, et see tempo seal murul läks ikka väga kõrgeks. Ma arvan, et nende vahel sellist ajalooliselt lihtsaid mänge väga ei ole, et oleks, et võtta ükskõik kui kaua aega tagasi, et saad selline põhimõtteline ja väga selline tasavägine lahing. Ostapenko siis võitis 6-3, 6-3. Sa mainisid, et tal võivad olla päris head šansid ka Wimbledonis midagi korda saata. Kas tema mängustiil sobib siis murule hästi või miks ta on murul hea? Ta on ikkagi 2018 Wimbledoni poolfinalist. Ta mängib teravalt ja ta servis fantastiliselt hästi Aneti vastu, varieeris seda servi väga hästi, et ega Wimbledonis on ju punktid lühikesed, et kui ta suudab niimoodi mängida, siis ta on murul ka väga-väga ohtlik, et absoluutselt sobib talle see muru. Kas me leiame Ostapenko kiirelt ka meie konspektidest, mis laudadele on laetud? Jah, Ostapenko vastane on kanadalane Fernandes Leila. Ja see mäng on juba peetud või alles tuleb? Seda mängu siin tabelis veel ei ole, see peaks olema äkki täna. Jah, või siis jäi eile pooleli, on ka variant või lükati edasi. Sest tegelikult taheti ju esmaspäeval, teisipäeval saada esimese ringi mängudega ühele poole, aga Wimbledon algas nii nagu Wimbledonile kohaselt vihmapausiga. Nüüd korraldajad on siis sellise sammu teinud, et meeste paaris mäng esimeses ja teises ringis on parim 3, mitte 5 ja loodavad, et sellega siis saab seda ajakava natuke kokku tõmmata, aga ega see ilmateade kogu nädalat ja kogu selle turniiri valdas midagi roosilist ei ole. Mis te olete mõlemad turniiri korraldanud, et kui peakski sadama 2 nädalat, mis siis saab? No Wimbledonis on see olukord veel teistmoodi lisaks sellele vihmale, et esiteks on juba isegi kui ei saja, siis need esimesed 2 ringi on väga libe see muru alati ja praegu on olnud sellised päevad, kus ta veel on ekstra libe, et kui päevasel ajal võib-olla päikse käes on see väljak natuke kuivem, siis need õhtusessioonid isegi peaväljakul, kui on katus peale tõmmatud, me oleme näinud siin juba väga valusaid kukkumisi ja siin tuleb meelde Jack Draperi ja Novak Djokovic'i mäng, kus mehed olid praktiliselt kogu aeg korda mööda kõhuli maas
eile ju Adrian Mannarino kukkus väga õnnetult Roger Federeri vastu, Serena Williams täpselt samamoodi väänas oma jala välja, oli sundinud loobumise andma, nii et kõik mängijad teavad seda, et see esimesed 2 ringi just eriti on väga-väga ohtlik ja peab väga ettevaatlikult seal muru peal liikuma. Aga kas on mingi variant, et see turniiri lõpp järgmisel pühapäeval? Minu teada, ma mäletan üks aasta see turniiri kestis kas 4. nädal ka veel. 4. No see oli ikka väga pikaks läks see turniir, et see üks aasta oli, kui ei olnud veel katust Wimbledonis. Mul kuidagi meenub, kui Serena Williams minust võitis, aga no see ikka kõvasti venis see turniir. Ma ei mäleta, kes Wimbledonis on nii-öelda ekstra päeva kasutatud, sest neil on muidu selle esimese nädala pühapäev, eks ole, mida nad kus nad ei mängi. See on alati nagu varupäev olnud. Aga et kas, ma mäletan, Roland Garros oli ükskord oli finaal esmaspäeval, aga kas Wimbledonis ka peab guugeldama? Gunnar juba guugeldab. Ma juba guugeldan, aga siin esimese kahe katsega ei tulnud välja. Siin on 2007 on olnud uudis, et kui mitu korda on Wimbledonis olnud 3. nädal. Vot see oligi äkki oli midagi sinna kanti. Ma mäletan, et ma ise käisin ka tookord koha peal ja siis venis mitu päeva järjest seal. Aga eks ta on kindlasti korraldajale nii-öelda peavalu on need esimesed päevad, et kui seal asjad hakkavad venima, siis loomulikult on 2 nädalat aega ja 2 väljakut katuse all, et midagi saab ära mängitud, kuid hästi pikaks. See ekstra esmaspäev on olnud päris sagedasti. No nüüd on muidugi olukord nüüd on palju lihtsam olukord, katustega on ikkagi olukord palju lihtsam, et küsimus on jah, esimestes ringides. Aga Anett täna peaks väljakule tulema umbes kella, no seda teab vanajumal ise, mis kell ta väljakul pääseb. Ikka õhtul. 3. mäng 3. väljakul. Kella 1 Eesti aja järgi vist oli. Algab pihta jah, kuskil 5-6 paiku äkki. 2 meeste mängu on seal ees, 1 on pooleli vist, et aga Marketa Vondroušova, French Openi finalist eelmisest aastast või 2 aastat tagasi. Vaatame järgi. Murul vaatasin, et tema tulemused midagi kiita sel aastal ei ole. Eastbourne'is langes esimeses ringis, Berliinis Samsonova vastu esimeses ringis. French Openil jõudis 80. finaali. Vaadates üldse tema muru tulemusi, eelmine aasta ei olnud muru hooaega, üle-eelmisel aastal Wimbledoni avaring, Eastbourne'i teine ring, 2018 Wimbledoni avaring ja varem teda ju üldse praktiliselt pildil ei olnudki. Küll on ta võitnud 2015 Roehamptoni juuniorite turniiri. Ei, seal ka finaali jõudnud, aga kõik on selge, Anett võidab. Selle järgi küll. Ja ma vaatasin ka just neid muru tulemusi, mis Vondroušoval on olnud ja leidsin sama, mis sinaga, et väga mitu mängu ta muru peal võitnud ei ole. Et see nagu, eks ta midagi loomulikult näitab, et aga jällegi ühest küljest Aneti selline positiivne eelmise nädala turniir annab sellist head vaimu, head enesekindlust, ta on ikkagi mitu mängu järjest alla saanud. Teistpidi, eks ka vastane läheb sinna kindlasti mitte kaotama. Võib-olla just sellist väikese pingega nii-öelda teab, et tal ei ole seal midagi kaotada ja eks nii see võitja seal otsustatakse, et aga jah, ütleme, et kui peaks kellegi peale panuseid panema, siis praegu nagu kõike selle statistikat vaates mõtleks ikkagi Aneti peale. Jah, ja kui mingid väga erilisi üllatusi ei ole, siis väga suure tõenäosusega võivad uuesti siin tulla kordusmatšid kas Andrescu või Ostapenkoga Wimbledonis. See küll on natukene mõned ringid edasi, aga kui seda tabelit vaadata. No Kihlvea kontorid pakuvad Anetti ikkagi üsna kindlaks favoriidiks 1.40 versus 3.00 on see koefitsient ühes rahvusvahelises portaalis, aga kui nüüd tabelit edasi kiigata, mis on võib-olla tänamatu töö, siis seal tuleb vastaseks kas wildcardi saanud Raducanu, maailma 338 reket, kohalik mängija 18-aastane või Tjatšenko ukrainlanna 150, mitte ukrainlanna, venelane ikkagi,
No ma julgesin siit veel edasi kiigata, et siin on Viktoria Azarenka, kes on paigutatud mängija ülevalt poolt potentsiaalselt 3. ringis. Aga jah, et selles tabeli otsas ongi siis Andrescu ja Ostapenko. Jah, kõigepealt tuleb esimene takistus. Ei, seda küll, jah. Ma nii palju ka ette ei julgeks vaadata. Nii me võime vaadata, kes finaalis juba tuleb. Aga Kontaveidi Kanepi finaali seekord ei tule. See on kindel. See vist peaks olema kindel nüüd juba, jah. Aga me oleme rääkinud siin omavahelistes vestlustes ka, et kes kõige täpsemini võiks ennustada seda naiste turniiri võitjat. Riho pakkus, et 8 jalg paneks vast kõige täpsemalt pihta. Minule võib-olla kõigepealt tulevad 2 nime, keda ma julgeks pakkuda, et väga head võimalused on Arina Sabalenkal ja Garbine Muguruzal ka võib-olla, kes võib-olla just eriti Wimbledoni arvestades praegu võiks olla, aga jah, väga-väga raske öelda, kui me teame, et Prantsusmaa lahtistel olid kõik poolfinalistid, olid esmakordselt Grand Slami poolfinaalis, siis jah, väga raske öelda. Allar teab paremini võib-olla. Kelle peal raha on? Raha on õnneks taskus. Tark tegu, ma arvan. Jah, naiste turniiri puhul küll ja ega miks mitte ka meeste turniiri puhul, aga jah, mul on alati nagu selline Ashley Barti nagu selles kontekstis nagu meeldinud, et ta alati alustab suhteliselt võimsalt ja tekitab sellise hea positiivse fooni nagu enda ümber. Ja ta võib nagu sellega purjetada kaugele, kuid siin on teises ringis 64 mängijat, kellest jällegi võtta ühte, viska teist, et jumal teab, kes siit nagu võidab või kõik võivad võita ja millegipärast ma nagu arvan, et nii nagu Roland Garros on ka seekord poolfinaalis pigem on nagu üllatajad või sellised mittepaigutused või ütleme tagantpoolt paigutused kui see esiots, et ise on Cory Gauffile pöialt väga, et Koko. Ja kahtlemata selline mängija, kes on väga ohtlik, aga seesama Ashley Barti potentsiaalselt võiks minna 4. ringis Krajcikova vastu. Ehk siis värske Prantsusmaa lahtiste võitja vastu. Ja mõlemad on oma avaringi kohtumise võitnud. Barti 3 setis Suarez Navarro vastu ja Krejcikova juunioride endine maailma esireket Clara Dawson pidi tunnistama Krejcikova 6-3, 6-2 paremust, aga miks mitte Ludmilla Samsonova ei võiks kaugele puretada eilse mängu põhjal? Absoluutselt, et natukene jällegi sellisest nii-öelda sellest 2 nädala vaibist on kinni, et kuidas mängija leiab sellise hea nagu flow ja läheb, et ma mõtlen, et siit võib põhimõtteliselt ükskõik kes tulla finaali või poolfinaali välja ja kui sa juba poolfinaalis oled, siis täna on ajalugu näite peale, et kõik võib juhtuda seal, et seal ei ole eelist nii palju sellisel kogemusega või finaali kogemusega mängijal kui pigem sellisel vaata, et nooruse julgusel ja hulljulgusel kohati. Jah, aga kui ma peaks raha panema, siis ma paneks ikkagi Anett Kontaveidi peale. Jah, võidusumma oleks kindlasti suur. Loomulikult. Jah. Aga rääkides siis sellest, kes ei võida kindlasti Wimbledoni, kes jätkuvalt juba mitmendat aastat jahib oma 24. Slami tiitlit, on Serena Williams, kes paraku eile pidas vastu või tema keha pidas vastu 6 geimi ja pidi valge rätiku viskama ringi. Sest oli seal hüppeliigese probleem, saite aru? Tegelikult ma täna vaatasin korduses ka seda videod, et ta otseselt ei väänanud, ei libastanud, lihtsalt suuna muutmise pealt jäi seisma, et jalg hüppeliiges ei käinud nagu välja. See oli ka vana vigastus. Ja see on vist ikkagi vana vigastus ja tegelikult, kes nägi turniiri eelset pressikonverentsi, Serena Williams oli juba seal näost väga ära, ta juba vist teadis, et tal on väga-väga keeruline siin Wimbledonis head tulemust teha. Mul tundus, et tal oli juba teada, et olukord on
raske. Ega ta väga ei tahtnud ajakirjanike küsimustele vastata ja oli kuidagi üsna muserdunud näoga, et tunda oli, et tal midagi ikkagi häirib. Sellise kerge mängu sai siis Aleksandr Sasnovitš, loomulikult tundis kaasa Serenale, ega kellelgi ei ole hea, kui vastane lahkub pisarsilmi. Ja aga nüüd on siis vanemal 41-aastasel õel võimalused, kes võitis oma esimese ringi. 90. võit vist Wimbledonis. Ja 23. korda esimest ringist edasi. Minu jaoks kuidagi ka selle aasta Wimbledoni turniir ütleme nii, et need võimalused üleüldse olid väga-väga õhkõrnad, et Roger Federeril ja Serena Williamsil oleks võimalus veel võita Grand Slami, aga need on ka absoluutselt viimased võimalused, et ma küll ei usu, et enam nad üldse võib-olla ka osalevad üks asi, aga et oleks võimalus veel võita, et Serena Williamsil see rekord kahjuks jääb ikkagi vist murdmata ja Roger Federer küll veel hoiab hetkel ikkagi läbi aegade parima mängija kohta, aga teades, et Novak Djokovic mängib oma elutennist hetkel on väga-väga keeruline ülesanne temal samamoodi. Mis te arvate, kas see lehvitus, mis Serena tegi Wimbledoni peaväljaku publikule, kas see oli tema viimane lehvitus? See on niisugune déjà vu tunne, et iga kord, kui ta lahkub, siis me arutame seda. Ei tea, et kas ta hooaja mõistes tõenäoliselt mitte, aga mis saab järgmisest hooajast, see on nagu omaette küsimus ja ma arvan, et ta US Openil on kindlasti väljaku peal, et ma julgen öelda, et ühe jala peal seistes või kahe jala peal seistes ta seal on ja kui ta peab seisma ühe jala peal, siis võib-olla see on tema nii-öelda viimane koht, kus see lõpulehvitus teha. Et kodus teha ikka seda, jah, võib-olla. Ma eeldaksin küll, et ta teeb selle pigem kodus kui Wimbledonis. Aga lähme meeste turniiri juurde ja võtame need tabelid ette. Seal julgete kindlaid favoriite pakkuda pärast, kes meil siit puudu on? Meil pole kedagi puudu otseselt. Nadali pole ainult. Eks väga lihtne on öelda. Jah, tiim ka, jah. Aga eks väga lihtne on öelda, et Djokovic võidab, ma arvan, et see on selline suhteliselt kindla peale minek, et kuhugi välja ta ikkagi jõuab, et kas ta nüüd päris võidab, aga jah, nii nagu Riho ütles ka, et ta on ju fantastilises vormis praegu ja mängibki võib-olla elutennist, et liiva peal kindlasti mängis oma elu, ise tunnistas ka, et oma elu parim mäng liival oli Nadali vastu. Aga eks see muru natukene ikkagi on selline teissugusem ikkagi, sa mängid seal 2-3 nädalat aastast ja kellele ta sobib, kellele ta ei sobi, need samad ka tingimused, eks ole, mis meil praegu on, et kui natuke tibutab ja üldse uus muru on natuke libedam ja ma ütlen, et see nüüd otseselt kedagi mõjutab, aga ta kindlasti jätab oma mingisuguse jälje ja mõnele ta sobib natukene rohkem kui mõnele teisele, et eks esimesed ringid on suhteliselt enamus siin ikkagi läbinud, et pool tabeli poolt on veel, või veerand tabelit on mängimata, aga Tsitsipas ei läbinud. Tsitsipas ei läbinud, jah. See ei olegi väga suur üllatus, Tsitsipas ei ole väga muru peal nüüd, tema tennis ei ole murutennis. Minu teada ei ole üht kordagi vist isegi ühegi muruturniiri finaali jõudnud. Kennetiga mängist kunagi küll võitsid juunioride paaris mängu, aga üksikmängus tal ei ole midagi muru peal. Aga Djokovic'i mängust või rääkides, siis algas ju kõik intrigeerivalt. Kohalik mees Jack Draper oma elu suurimas mängus ja suurima publikuga mängus kindlasti võitis esimese seti. Julges Riho juba pakkuda, et Djokovic'il on minek. pani ühe väikse karastusjoogi vahele. Mul oli kindel võit. Küll, et sul ka hea meel oleks, aga tegelikult selles esimeses setis juba oli väga palju murdepalle Novak Djokovic'il ja edasi oli ikka üsna teerull. Et Djokovic ju tihtipeale minu arust, kui ta mõne noore tõusva tähega on mänginud, siis ta vaatab ka, mida vastane teeb, laseb tal nagu natukene särada, et okei, võitsid mul esimese seti, ma nüüd näitan, kuidas mäng käib. Ja siis 6-1, 6-2, 6-2.
ja aga seal oligi täpselt see esimene sett oligi see sett, kus mehed olid kordamööda kogu aeg platsil siruli maas, väga-väga libe oli. Ühe kukkumisega oli ka Novak Djokovic, sai natukene vigastada, küünarnuki peale kukkus, et sellised asjad võibki su turniir lõppeda seal samas esimeses ringis, esimene sett kohe, et ma usun, et Djokovic võttis ka väga ettevaatlikult seal mängu alguses, et eks temal on väga palju vahel, just arvestades eriti seda Wimbledoni, arvestades ka kuldse Grand Slami ja olümpiamänge, nii et ma usun, et jah, et see väga palju ei näita see üks sett. Ja, ta on selline huvitav mängumees, et ta võib ka 2-0 settidega taga olla ja mängida nagu täitsa sellist alla igasugust arvestust mängu ja ühel hetkel on krõks ja tuleb sealt, et võib-olla Roland Garros finaal oli hea näide ja siin on veel mõned mängud, kus ta ikkagi alustab väga-väga vaevaliselt aga lõpetab hilgavalt. No teine asetus on Wimbledonis Danil Medvedevil. Mida tema muru mängu kohta öelda? Esimeses ringis võit, kui ma õigesti siit välja olen, 4. setis. Ja, ega siin võib-olla üleüldse, et need teised paigutused võib-olla siin võtad siin Medvedjevi või Zverevi, ega keegi ei ole ju muru peal mingit hiilgavat mängu näidanud läbi oma karjääri, et ma arvan, Medvedjevi võib-olla parim tulemus on justkui 3. ring. Wimbledonis kohe ütlen. Ja Zverev järsku on ringi rohkem võitnud, aga 3. jah. Aga jällegi, eks aasta on mööda läinud või 2 aastat nii-öelda Wimbledonist ja mängijad on, kuidas ma ütlen, suuremaks kasvanud võib-olla natukene, et eriti mõeldes Medvedjevi peale, kes ju oma eelmised tulemused on ikkagi sellise hoopis teise inimesena või teise mängijana saavutanud, et täna ta on maailma teine, ma arvan, täna ta on favoriit, võitmaks turniiri samamoodi kui Djokovic, et eks see kõik paneb ühest küljest, annab sulle sellise ikkagi, tekitab mingit enesekindlust, et loomulikult on ka mängijaid võib-olla, kellele paneb see teatud pinget peale, kuid ma ei usu, et need on täna siin nimetatud, et pigem on see selline hea boonus ja nad on valmis andma endast parima ja võitlema tiitlil. No mängijatest on kõige palavama aplausiga loomulikult Federeri seni vastu võetud. Avaringis madistasid päris kaua ja oli see siis 4. sett, kus Mannarino peale 4. seti pidi Mannarino andma loobumisvõidu ja Federer läheb teises ringis kokku Richard Gasquet'ga. Jah, see eilne mäng, vaatasin seda mängu ka, et Federer ütles, ega teine ja 3. sett ei jäänud rahule oma servigeimidega ja ei olnud kõige parem see servirütm, aga oleks olnud huvitav, kuidas see mäng oleks lõppenud ilma selle loobumisvõiduta. Mannarino mängis väga hästi ja teame, Mannarino vasakukäeline ja väga selline trikimängija, tema oskab igasuguseid asju selle reketiga teha, et ega ei ole kellelgi taga lihtne mängida. Aga vaadates Federeri järgmist ringi, ma ütleks, et selle koha pealt omavahelised mängud 18-12 Richard Gasquet'ga 2 korral on Richard Gasquet suutnud võita Roger Federeri liival 2005 ja vist oli 2011, ikkagi aegu tagasi, et ma usun, et see on Federerile võib-olla vaatad kõige soodsam isegi teise ringi vastane. Et ma usun, et Federer tuleb sealt läbi. Õnneks on mõlema mängija sünniaastad ka üks nagu lähemal kui esimese ringi omad, et kahjuks see mängib täna rolli, et vaadates siin Federeriga ka Prantsusmaa nii-öelda mänge või tulemusi, kus ta eks ole, oli sunnitud või tahtis nii-öelda või pidi loobuma. Et ega fakt on see, et ta ei ole oma parimas konditsioonis ja mis ongi võib-olla liiga palju tahta, et oleks oma parimas konditsioonis, et isegi, et see muru on talle nii-öelda koduväljakuna, aga eks tal on väga-väga raske ja ma arvan, tal saab olema väga-väga raske, et loodan väga, et ta tuleb sealt läbi ja mängib kas või teise nädalasse välja, rääkimata sellest, et midagi siin loota, et ta võidab. Aga jah, et noored ikkagi on natukene nagu näitavad puhtalt hambaid ka lihtsalt vanuse mõttes. Aga kui see meeste turniiri
tabeli analüüs lõbusalt kokku võtta, siis üle 18 kuu on teiselt poolt ookeani tagasi tenniseturniiril Nick Kyrgios, kes eile ütles sõnad seal mingi poolte vahetuse ajal, et see pole muru, nad tegid selle aeglaseks. See pole murutennis. Jah, see mäng eile Ugo Humberiga, mäletame ju, mängisid Ugo Humberiga ka Austraalia lahtistel 5 setti ja väga napilt selle kohtumise Nick Kyrgios võitis ja siis mängis ka matšpallidega Dominic Thiemiga 5 setis, kus lõpuks ikkagi kaotas, nii et tema 3-3 5. setis. Jah, see mäng jäi 3-3 5. setis pooleli, aga tema on üks kummaline kuju just selle koha pealt, et no ta on ju võimeline võitma kõiki, noh. Tal on ju omavahelised mängud Novak Djokovic'iga 2-0 Nick Kyrgiose kasuks, et tema puhul on alati küsimus, et kui väga ta nagu tahab või üldse mõtleb selle peale, et ta võiks kunagi kõrgemal ja tipus olla, et aeg-ajalt mängib, siis teeb jälle pause, et ja vaadates tema mänge ka eile, siis vahepeal tundub, et talle kohe meeldib, kui ta omal olukorra teeb keerulisemaks seal väljakul mängudes, et ta kohe tahaks mängida keerulisi raskeid mänge, et aga tema mänge on alati nauding jälgida ja tahaks kindlasti ka täna selle lõpu ära näha, mis seal saama hakkab. Ugo Humber on ju ka väga heas vormis praegu ja väga hästi mänginud. Kas ta võitis nüüd turniiri just või oli ta finaalis kuskil? Halle või? Jah, minu teada oli, kas ta oli finaal või oli finaalis. Finaalis vist mängis Humber just murul. Praegu peast ei mäleta, aga väga hästi mängis. Jaa, ta käis Mallorcal, kus kaotas teises ringis Sam Querryle, aga isegi võitis Halle turniiri finaalis võitis just turniiri just nimelt, nii et Humber on ju väga hea soos. Seal siis sai võidu Querry, Zverevi, Korda ja Aliassimi. No, millised nimed kõik, noh. Ja siis kaotas Querryle. Täpselt, nii et ja tuleb Nick ja mängib sellise... Volkover jändis Querryle Mallorcal. Ju siis mingi väike trauma. Aga paneme vast Wimbledoni lukku ja ootame põnevusega tänaseid mänge. Muide, kas te teadsid, et Londonis kell 11 on komandanditund? Jälle selline uus huvitav fakt, mille saad keset mängu teada. Ahaa, ma eile ei näinud seda sellepärast lüüakse. See toimus ka peaväljakul. Aga jutt oli ka see, et finaalide ajal juba lubatakse täismaja, kuigi ma vaatasin, et seal juba on suht täismaja peaväljakutel, et ei saa küll aru, et seal mingit ajutatust kuskilt pidi. Mina kuulsin sellist asja, et sellest nädalavahetusest hakkab juba rohkem publikut saama. Ahah, no igal juhul ma kuulsin ka seda uudist, et finaalide ajal on kõik lubatud juba, et piirangud muutuvad. Ja siis ei saanud ühte Eesti ajakirjanikku kohale lubada. Need piirangud on seal sellised kuidagi, noh, ma ei oska öelda, kui palju see nüüd midagi päästab, et sul on oma koht ja keegi selle koha peale ei istu ja midagi sellist. Kuulasin natuke lühidalt seda intervjuud seal, et aga maja on rahvast täis, nii et... No, reeglid on paigas vähemalt. Reeglid on paigas. Aga räägime siis lõpetuseks Eesti meistrivõistlustest ka. Sel nädalavahetusel hakkavad, palju seal publikut tohib olla? See vist isegi on tänasel päeval piiramata õues või? Kui ma nüüd niimoodi kiiruga peast ütlen. Ma ei usu, et seal mingit piirangut on, nii et kõik on oodatud. Aga isegi kui oleks 1000 piirang, kas selle täitmisega oleks probleeme? Palju on keskmiselt? 1000 on loomulikult probleeme, sest ma arvan, et seal istekohti on kuskil 500, et Kalevi tenniseklubis. Et noh, jah, eks me peame ikkagi ju nii-öelda ausaks jääma, ütlema, et 1000 pealine publik oli viimati Eesti meistrivõistlustel ikkagi 2007. Et pärast seda ei ole, kuid tegelikkuses ka ikkagi finaalipäevad on meil publikut olnud, et ma ei saa selle üle kurta, et inimesed ei tule vaatama, et loomulikult on nad mingil moel või kuidagi ka seotud võib-olla tennisega, aga eks väga palju nende jaoks see pidu on ka. Meenuta mulle, kas Eestikad eelmisel aastal jäid ära? Ei, kõik toimus. Ja meistrid on meil Malõgina Ivanov, on ju. Ja. Kas selle aasta osalejate nimekiri on veel juba lukus või veel saab registreeruda? Läheb homme õhtul lukku. Veel seda avalikult kuskil üleval ei ole? Ta on avalik nimekiri tegelikult, et seda võib meie kodulehelt vaadata.
kiiruga ei suutnud leida, aga vast siis tutvustad meile nimekamaid tulijaid. No siis ma pean lahti võtma võib-olla nimekirja kiiresti, et aga ei, tänasel päeval ma eeldan, et kõik osalevad, et võib-olla üks, kes ei mängi, on Kristjan Tamm, kes on vigane. Ja Mark Lajal, kes on ja Mark Lajal, kes on Wimbledonis, jah. Sa käisid ju Kristjan Tamme vaatamas, mis turniir see oli? Jah, see oli Krassi 25 000. Kuidas tal läheb ja kuidas ta seal läks? Tema, ütleme, selline esimene pool hooaega on olnud väga üle kivide kändud, et üksikmängus ta sisuliselt esimest ringist kaugemale pole saanud, vist nüüd 7 või 8 kaotust järjest, et ta on natukene sellises nii-öelda selles kaotuste foonil, kuid jällegi ta on väga heas keskkonnas treeningute mõttes, ta mängib trennis suhteliselt hästi ikkagi, samad, kelle tippmängijad, kes seal akadeemias ka on, sama Ube ja Pui, et nendega on ta trenni teinud ja mängib võrdselt, et lihtsalt võistlustel õnnetul kombel ei ole kahjuks õnnestunud ja nüüd on ka jalavigastus, et mis hoiab teda eemal siin ikkagi mingit aega nüüd, et täpselt veel pole selge, mis ja kuidas saab, et. Saad sa valgustada, miks ta Muratoglu akadeemiast lahkus ja kus ta nüüd üldse treenib? Tema akadeemia on All In tennisakadeemia, mis on siis Tsonga akadeemia nii-öelda või Tsonga on üks alusepanija sellele akadeemiale. Aga miks, ma arvan, see on jällegi selline väga praktilised ja lihtsad põhjused, et see sõltub ju sellest, kui palju või kes sul nagu ümber on nii-öelda mängijate ja sparringute mõttes. Kui ta Muratogluus alustas, siis oli päris mitmeid sellisel tema tasemel poisse seal, kes ajapikku leidsid endale ka mingisuguse teise tee või teise koha ja ka kahjuks ta Kristjani treener Muratogluus nii-öelda lõpetas treeneri ameti perekondlikel põhjustel ja siis oligi üks teine võimalus ja päeva lõpuks ta otsustas, et nii-öelda All In akadeemia kasuks, kus täna on see on seal suhteliselt lähedal ja ma arvan väga head tingimused. Kas Eesti meistrivõistluste korraldamine erineb kuidagi nüüd sel aastal varasemast, et ikkagi mingites piirangutes peab ju kinni pidama või ei pea enam? No ega me tegelikult elame ju sellisel ajal praegu, kus meil nii palju neid piiranguid ei ole, et pigem võib-olla seda kartust oli eelmisel aastal või teadmatust oli nagu eelmisel aastal rohkem. Aga loomulikult ega nii-öelda üritan püsida rohkem värskes õhus, mingisugust nii-öelda telke ja muud asja me sinna üles ei pane, et inimesi siseruumidesse tõmmata, aga ega piirangud on täna ju väga minimaalsed, aga eks me peame olema ühtpidi või teistpidi suhteliselt ettevaatlikud, et mitte ainult spordivõistluse tennise mõttes, aga kogu oma eluga. Kas kvalifikatsioon juba käib või millal see hakkab? See hakkab plaanitud reedel. Ja esimesed ringid? On laupäeval. Gunnar, ma võib-olla loen ette mõned nimed, kes on ennast juba kirja pannud tüdrukutest, naistest. Sofia Tsiklistova, loomulikult on kohal Piret Ilves, mitmekordne Eesti meister Piret on, seda me ei tea keegi. Liina Suurvärik oli ka. Liina Suurvärik on ka kirjas loomulikult, aga siin on kirjas üllatus Katriin Saar, Helena Narmont, Jelena Malõgina, Lissi Kubre, kes on sellistest siin nimedest kirjas ja poistest Genet Raismaa, Mattias Siimar, Siim Troost, Johannes Seeman, Oliver Ojakäär, nii et igati huvitav Parts. Seltskond, Robin-Erik Parts, jah. Et tuleb ikkagi Karl-Kiur Saar. Põnev andmine. Ja kindlasti. Ma arvan küll, jah. Kas Wimbledoni näeb Eesti meistrivõistlustel nagu tavaliselt? Eks me midagi üritame siin välja mõelda, kui me nüüd... Aga kui telki pole, siis päike paistab ju peale. No väike telk on. Teleka jaoks ikka leiame telgi. Kas matšpalli saab?
Riho, peab sinu käest küsima. kas sa osaled või sa oled pealtvaataja? Nii nagu vaja on. Kavatsed üles anda? Turniiril üles anda? Oi. ei kavatse vist, ei kavatse. Jääb vahele? Jääb vahele, jah. See aasta. Aga selge. Kas me ootame ja loodame uut võitjat või pigem tahaks, et keegi hakkaks kanda kinnitama? Näiteks, meestest me teame, kes siin neid ridamisi on võitnud, aga ka naistest, kas Malõgina võit, ütleme nii, on juba kivisse raiutud või ikkagi tal on seal vastaseid piisavalt? No tahaks loota, et on, et eks ta kindlasti on võib-olla nii-öelda põhisoosik meistrivõistlustel, kuid ma arvan, seal on täna tüdrukud, kes on ka nii-öelda üritavad ikkagi tuuri peal mängida ja küll edetabeli mõttes Malõginast tagapool, aga ma tõesti loodan, et nad hakkavad läbi selle nii-öelda tuuri kogemuse ka rohkem ja rohkem vastu, et ja vähemalt ei tee seda nagu lihtsaks seda võitu, et aga meeste poolt ma ootaksin pigem sellist uut võitjat kui, aga mine tea, et Ivanov oli kirjas või? Ei olnud vist. Ivanov paneb alati viimasena kirja, ta alati ootab kõik enne ära ja siis paneb kirja. Ta vaatab kõik üle, et kes kirjas on. Mailen Nuudi nime ei näe ka siin, et tead sa Mailen Nuudist midagi? Aga üle pika aja on Saara Orav. Ja, Saara Orav on kirjas. Mida on kindlasti põnev vaadata. Mis need finaalipäevad on? On neljapäev naiste 8 ja 9. jah. Neljapäeval on siis naiste finaal, meeste paarifinaal ja segapaar. Ja reedel on siis meeste üksik ja naiste paar. Mis see ilmateade teil lubab? Ainult päikest. Loodame, et nii jääb, et see Wimbledoni pilli siiapoole ei tule. 8. ja 9. juuli pange siis endale kirja kõik Herne tänavale Kalevi tenniseväljakutele. Sellega tõmbame tänasele saatele joone alla. Hoiame loomulikult õhtupoole pöialt Anett Kontaveidile, et ta jõuaks sel turniiril kaugele ja kui mitte varem, siis Estikatel kohtume matšpalli kuulajatega uuesti. Aitäh teile! Aitäh!